Minu nimi on Mirjam, ma olen raamatupidaja ja umbes 15 aastat. Mina olen Kaidi, olen ka raamatupidaja ja tööstaas on 2 aastat. Meie pakume teenust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, siis meie tööülesanded on ettevõtete raamatupidamise korraldamine. Et me võtame algdokumendid, ostuarved, müügiarved, kulutšekid, sisestame neid programmi, teeme palgaarvestuse, paneme vajadusel maksed panka ülesse, teeme ülekandeid ja siis esitame Maksuametis maksudeklaratsioonid, ettevõtetele bilansid, kasumiaruanded ja aastaaruanded. Minu päev näeb välja selline, et tulen tööle, teen oma mailboxi lahti, vaatan, et kas kliendid on saatnud arveid või on mõni kiirem küsimus, siis alustan nendest, et kas siis vastan meili teel või kui on väga kiire, siis helistan. Tavaliselt kliendid ka helistavad, et nad väga meili teel ei suhtlegi. Et see on kiirem variant. Raamatupidajale on vaja teada kõigepealt muidugi raamatupidamist, siis on vaja tunda seadusandlust, on vaja tunda raamatupidamise seadusandlust, on vaja tunda maksuseadusi, tulumaksuseadust, käibemaksuseadust. Natukene on tarvis teada ka üht-teist võlaõigusseadusest, kui on tegemist lepingutega, kindlasti tööõigus, et palgad, puhkused, haigushüvitised, kuidas neid arvestatakse, mille alusel. Kliente on erinevaid, mõned tulevad ka Kreekast ja Hispaaniast, et inglise keelt tuleb osata, ka vene keelt, ikka erinevaid keeli. Ja vanuse puhul on võib-olla see, et lihtsalt on kogemusi rohkem. Et tööstaaž ja selline. Et kui noor oled, siis jah. Tead küll neid seda teoreetilist poolt, aga see praktiline pool on natuke erinev. Minule meeldib töötada raamatupidamisbüroos. Esiteks sellepärast, et siin on ümber teised inimesed, kes mõistavad sinu muret ja sinu rõõme. Ja samuti saab kolleegide käest alati nõu küsida, kui sa ise mingisuguses küsimuses hätta jääd. Meil siin firmas on väga sõbralik keskkond, meil on igasugused firma üritused ja nagu ka kolleeg ütles, siis kui on mingi probleem, siis saad alati, teed kõva häält ja küsid kohe üle kontori. Ja, et see töökeskkond on oluline, et sul peab olema mugav töötada, et oleks olemas kõik vajalikud programmid, et sul arvuti on töökorras, et ta ei kiilu kinni, et sul on mugav istuda tööpäeva lõpuks, sest raamatupidamise töö nõuab palju laua taga olemist ja palju arvutiga töötamist. Ja selles mõttes on see keskkond on väga oluline. Just ja meie töös on väga oluline ka kliendi suhtlus, et võib-olla kui raamatupidaja mõnes küsimuses hätta jääb, siis juhataja tuleb appi ja võtab selle järje üle, kus pooleli jäi. Nende koolitustega, neid on vaja kogu aeg. Et seadused muutuvad, igasugused määrused muutuvad, ka programmidel tulevad uuendused. Et neid peab teadma, neid peab õppima. Ja täitsa uued programmid tulevad, mis lihtsustavad raamatupidaja tööd. Et need täiesti uued programmid, nendega on veel rohkem tükk tegemist. Ja meil on ka väga palju veebiseminari koolitusi, mida me saame siin nõupidamiste ruumis kõik teha. Ilma, et peaks kuskile spetsiaalselt kohale sõitma. Kannatlikule inimesele sobib see amet väga hästi. Et minu arvates see raamatupidaja töö on nagu pusle ladumine, et sa võtad
tükk-tüki haaval kõik need erinevad arved, tšekid ja info ja siis sa paned nad selliseks üheks tervikpildiks kokku ja siis sa tegelikult näed, et kuidas selle ettevõttel läheb. Et sellest raamatupidamise aruannetest on võimalik väga palju infot välja lugeda ettevõtte käekäigu kohta. Ma arvan, et kõigepealt on vaja tahet, et seda minna üldse kooli õppima. Et see, ma ütleks, et see ei ole selline tavapärane töö. Minu meelest kõige parem oleks alustada mõne vanema raamatupidaja kõrvalt. Näiteks mina tundsin et mul on koolist, mul anti teadmised ja anti see mõtteviis, aga samas sellised praktilised oskused tulid ikka igapäevaselt selle tööga tegeledes. Et selles mõttes oli väga hea, et mul oli vanemaid ja kogenenumaid kolleege, kelle käest siis igapäeva töös nõu küsida. Mina arvan, et ükskõik kui heaks need programmid lähevad, et kunagi ei ole niimoodi, et raamatupidajat ei ole enam vaja. Et sinna programmi võid seda sisestada neid andmeid ja sa võid omast arust teha kõik õigesti, aga sa pead ikkagi, sul peavad olema need raamatupidamus ja siis õigusalased teadmised, et sa suudaks seda dokumenti õigesti sisestada, et sellest lõpuks ka mingi selline asjalik info välja tuleks. Mina isiklikult arvan, et lähitulevikus tuleb ka sellisest IT-valdkonda nii-öelda teada, seda juurde õppida. Just programmide poole pealt. Just, et sellel töötajal oleksid nii programmi arendamise ja IT-teadmised kui ka raamatupidamise alased teadmised. Et selliseid inimesi, ma arvan, et on lähitulevikus väga vaja. Olge sellised püsivad, sihikindlad, korralik, täpne peab kindlasti raamatupidaja olema. Aga raamatupidajal, samas on raamatupidajal ka suhtlemise oskus väga tähtis, et ta siis kas kliendi või töötajatega saaks kõik olulise info vahetatud ja edastatud. Siis, mis mulle raamatupidamise juures meeldib, et see on selline hästi konkreetne, et nii ongi. Et on tulud ja on kulud ja siis selle põhjal on kasu. Et ei ole selliseid halle alasid. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.